Mis seob noort pikkade mustade juustega Aasia prostituuti pensioniealise Eesti naisega, kes elab väikelinnas ja teenib lisa öövalvurina? Neid seob mees, kelle tailanna eestlannalt üle lõi. No ma ütleksin seda muidugi, Mart, et mõlemad on ka teatud mõttes ööliblik, et üks on öövalvur, teine sükke, ongi ööliblik. Jah, me saame seda lugu kohe arutama hakata, see on tänase Õhtulehe väga naljakas, ma ütleks novelli mõõtudes materjal, pealkirjaga Tai lipakas lõi mult mehe üle. Ja selle peategelaseks on 64-aastane Ülle, kes siis nagu me kuulsime, teenib lisa öövalvurina. No. Ülle ütleb kohe loo alguses moraali ära, mis tegelikult kirjandussaanri sisukohast on natuke vale, et kui on valm, siis alguses on lugu ja lõpus on moraal. Tema ütleb alguses kohe ära, et naised, ärge laskema mehi üksi kaugele reisima, tahaks Ülle aega tagasi keerata. Mina lasin ja nüüd olen temast ilma. Ülle on temast 11 aastat noorema mehega koos elanud üle 20 aasta ja arvab, et nende elul polnud vigagi. 68, mees 57. Lihtne lahutus teha. Nii. 10 aastat tagasi oli mees küll kõva napsutaja, ent ta vastas siis enda reisikire ja jättis kangema kraami sinna paika. See on väga paha. Kõik naised, kes te nägutad, et mees on joodik. Kas olla joodik, ta vähemalt on teil kodus kogu aeg? Ja, et siis mees jättis joomise maha ja tegeles põlluandide ja metsaandide kokkuostuga, teenis raha ja reisis, mõtku reisis. Eelmise aasta detsembris ta läks, oli 3 nädalat ära, kui tagasi tuli, ütles kohe, et ei hakka mulle valetama, ta leidis sealt armastuse ja meiega on kõik. See riik, kus ta käis, oli Tai ja Tais leitud armastus on 26-aastane üksikema, kes teenib elatist ennast müües. Mehe kinnitusel on Tai armastatud tema vastu tunded ja ta on nõustunud oma vana ameti jätma ning teda truult ootama, seda muidugi tingimusel, kui saab mehelt elamiseks piisavalt raha. Ma ei tea, räägib Ülle, kui palju ta raha saab, aga ta saadab pidevalt. Ka pikad telefonikõned maksab mees kinni. Räägib Ülle, no see on nüüd niisugune klassikaline Nekrassovi süžee, kes arvas, et tänava tüdrukut on võimalik päästa, paremale elule pöörata. See on üldse klassikaline süžee kõikidest maailma romaanidest. Et vahel on see ka osutunud võimalikuks mõnes romaanis, näiteks Sonja Marmeladovat õnnestus päästa, ta läks koos Raskolnikoviga sunnitööle. No Raskolnikov on küll 57-aastane metsa ja põlluandide kogumisega. Mulle tuletab see natukene meelde raamatut, mida me mõlemad sinuga oleme lugenud, nimelt Karl Ristikivi päevikuid, kes ka tutvus siis Roodosel, väga sümpaatsete Roodose noormeestega, tuli tagasi Rootsi ja saatis lakkamatult väikseid rahakaardikesi, kirjakesi Roodose noormeestele. Tollal telefonikõned ei olnud võimalikud, nii et selle peale raha kulutada ei saanud. Aga ka tema oli veendunud, et Roodose noormehed mõtlevad tema peale, ootavad teda. Ja Ülle lugu läheb edasi. Ülle ütleb, et Ülle sõnul on uus armastus meest märgatavalt muutnud, uued riided, suitsetamise. Mis mõte sellel on? Ma küsin selles mõttes, et see uus armastat on ju Tais, ta ei näe neid uusi riideid. Ei tea, elu on müstiline, sest selle haise pidavat naise, ilmselt ta siis tunneb Tais, tunneb kui põllutoodete kokkuostmine, töötab Eestis 57-aastane inimene, söötab sigaret. Mida ta ostab kokku sõnnikut või? Inglise keelt hakkas õppima, seni on nad suhenud vaid sõnaraamatu abil. See on küll huvitav. Hästi pikalt läheb sest sa pead mõtlema, et nüüd tahaks öelda, et tere, siis sa pead otsima tõht-tähe üles kõigepealt. Eesti Tai sõnastikult on olemas? Ei, sõnaraamat abil Eesti, Silveti abil on ostnud Silveti endale, et teda on 2 köidet. Kõigepealt sa pead mõtlema, kummast köitest otsida. Alati on see vale köide nagu pealmine, eks ole. Kurat, siin seda ei ole, vaatame seda teisest. Ja siis head aega tahad öelda, jälle läheb, eks ole, ja võib-olla igat sõna ei leiagi. Ja nii see on. Sa pead tõlkima ka, mida Tai elanik sulle vastu räägib. No just, eks ole, see ta kostab sealt mingisugune sõna, ta ütleb, eks ole. Ja kurat... Ta ütleb näiteks money, siis sa pead vaatama, mis see on. Aga sa ei oska häälduse järgi, see inglise keel on üks kuratlik keel, eks ole. Sa hakkad emma otsima, money, eks ole, emma, money, 4 tähte money, nagu Mikki või midagi. Siis ta küsib selle kooli. Ei ole money. Mis see money on? Mis on raha lollakas? More money, ütleb see sealt. More money. Otsib, lappab, eks ole. Aga samas on see nii ilus, ilus armastuslugu. On küll, aga kuule, see on nagu lootust ühineda neil. Lugu läheb veel edasi. Ülle on konkurenti näinud vaid, selles loos oli tegelikult 2 tegelast. Nad ei ole nagu Romeo ja Julia, tegelikult on ju, Ülle on ka tegelast. Ei, see on armastus 3. Ülle on konkurenti näinud fotodelt. Näitasin, ta töötab siis öövalvurina, nagu me mainisime. Elab väikelinnas. Ülle näitasin tema fotot ka enda töö juures. Mehed ütlesid, et täitsa pandab. Töö juures näitas või?
No arvat on. Kui inimene teenib raha enda müümisega, siis järelikult on midagi müüa. Kuigi kevadel pidi Tai naine koos lapsega Eestisse tulema, jäi plaan rahapuudusel katki. See on see mani, see moormani, mis... ma ühte asja tahaks öelda muidugi. Ma täpselt ei tea, kui kaugele nad seal Tais jõudsid oma asjadega, aga väga sageli on Tais juhtunud seda, et naisterahvas, kellest see sarmad osutub tegelikult meheks. Tais on see väga tavaline ja need meesprostituudid on väga ilusad ja väga naise moodi. Et kui nüüd see väikelinna mees ei ole võib-olla nii kogenud neis kõikides asjades ja õnnestus ära petta teda ja üldse ei ole kindel, et see üksikema ei ole üksik isa hoopis, kes ajab abetiga hommikul. Jah, just nimelt. Ja et kui selles mõttes muidugi oleks hea, et ma saan aru, et Ülle juures oleksid siis 2 meest. Jah, et võib-olla saaks Ülle meelde hoopis lõpuks. See lugu läheb kedagi, Ülle ei kujut ette, kuidas see võinuks välja näha. Mees oli korra isegi pakkunud, et Ülle võiks, nüüd tuleb sisse niisugune farsilik element, komöödia element, mis annab jälle võimalused teha niisugune lavaline jant. Mees oli korra isegi pakkunud, et Ülle võiks teeselda, et ta on tema ema. Tailanna ei tea Eesti naisest midagi. Tailanna tuleb, või Tai noormees tuleb koos lapsega Eestisse selle puidu ja metsamaterjali kokkuostuga teine 57 aastat isik, kes jättis maha suitsetamise ja siis ta kohtub tema emaga, kes on 11 aastat vanem. Ega Tais võib-olla ei teata seda. Teenib öövahina lisa, siis algab jant peale. Kui ta on öövahina, siis on võimalik elada üldse nii, et nad ei kohtu. Et sellel, kui tailane magab, eks ole, see on kuskil... tegelikult ta on kodus, päeval ta magab, eks ole, kodus siis öövaht. Ja öösel on kodunt ära, et selles mõttes paha. Aga kui see on mees nüüd kogemata see tailane, siis tast oleks, mis on mingi puidutööstus või? Temast oleks palju abi peres, sest et mees on juba ka päris vana, üle 50, et ega ta pole ka esimeses nooruses ja kõige tugevam enam. Et kui üks noor tugev tai mees tuleks siia, hakkaks puidu kokkuostuga tegema. Talumehed tuleksid oma palkidega ja taimees. Ja ta natuke müüks ka ennast vahepeal talumeestele. Saegaates. Miks mitte? Ja kui tal on veel laps kasvab ka suuremaks, võib-olla on ka kena tütarlaps. Saavad massaažisalongi avada hoopis. Loo lõpp on selline, loo lõpp tuleb ka ära öelda, sest raadiokuulajate närvidel ei tohi mängida, et kui me oleme ette kandnud ilusa sellise rahvusvahelise armastusloo, kus on nii kirge kui ka huumorit, siis lõpp oleks kole, kui inimesed jääksid teadnud, kuidas see lõppu ma arvan veel ei olegi. Aga siiski vahefiniš on. Elasin väga raskelt üle, nüüd olen harjunud, eks näis, mis edasi saab, sõnab Ülle. Eks raha saab otsa. Detsembris asutab mees end taas Taisse seekord 3 kuuks, plaanib ikka selle naise juurde minna, samas ei tea, kas seda nii kauaks üldse vastu võetaksegi, muretseb Ülle, väga ilusat ta muretseb mehe pärast. Ja lõpulause on ilus ja tegelikult ka kurb. Ja selle artikli autor Agnes Kuus on teinud minust võimsa töö ilukirjandusliku žanri vallas, kirjutas sellise veste, mis lõpeb sellise kurva lausega. Üllele on mees jätnud 200 €, et ta saaks kütte eest maksta. See on seda, et Ülle mees, 57-aastane on läinud juba eurole üle. Ammu muidugi, eks ta Taisse pidi ju saatma eurosid, ega sinna ei saanud saata Eesti raha. See on vaata, see on, kui piirid on lahti. Et vanasti ei olnud selliseid probleeme, et mees läks, ütleme, turismireisile ja leidis endale Taist... Taisse üldse ei lastudki, ütleme, aga Nõukogude Vietnamis ja Laoses tohtis käia siiski. Tohtis käia, aga seal ei vaadata sugugi hea pilguga selle peale, kui oleks, ütleme, keegi hakanud Nõukogude Tallinnast oleks hakatud Vietnami helistama. Ehkki minu pealust on mingi legend ja minu arust seda kadunud Rudolf Rimmel on ise kinnitanud, et temal oli Vietnamis tütar. Et tema käis kunagi Vietnamis turismireisil ja ta on seda hiljem väidnud, et tal on kuskil Vietnamis peaks olema tütar. See on ilus lugu. Nii et ilus lugu, aga kadunud Rudolf Rimmel küll muidugi rublasid ei saatnud Vietnami ja ei võtnud telefonikõnesid, et ta käis seal, andis nii-öelda, Nõukogude Liit oli ikkagi suurem partner ja andis vennalikku abi vaesele Vietnamile, kes oli sõjast rõhutud ja ameeriklaste poolt pommitatud. Ja eks paljud Vietnami mehed olid ka sõjast surma saanud. Paraku nii see on. Ja mehi oli vähe ja Vietnami naisi väga palju. Ja selles mõttes oli loomuliku, Rudolf Rimmel, kes oli ka miilits, ju enne kui ta luuletajaks hakkas, käis seal venelikus Vietnamis abi andmas ja selles mõttes ei ole ka midagi paha selles, et nüüd üks puutöötleja mees on Vietnamist leidnud endale armastuse ja saadab raha, et võib-olla tegemist on tõesti üksikema, kellele see raha kulub marjaks ära. See on väga ilus. See naine, ma vaatan, pole ka enam nii nood, on ka üle 26 või palju see oli, see üksikema. Sa mõtled... See ööliblikas tais. See oli, no jah. No jah, ikka üle 20 oli ka vasti, eks ole, et selles mõttes ka mitte esimeses nooruses ja pea see ilu närtsib ja
puutöömehe raha kulub hädasti ära Tais. Tais on elu odavam ka vist. Ma ei tea, ma ei ole käinud. Seal pidi elu odavam olema. Inimeste elu on see väga odav. Aga ilus lugu, minul see lugu tegi nii südames oleks, et ta on selline meisterlik novell, siin on kõik inimesed räägivad oma lugusid. Väga ilus lugu on see tõesti. Jah, ja vaata, kuidas ikkagi, selle nimi ongi globaliseerumine, kuidas ühte pisikesse väikelinn korraga tulevad sisse sellised mõisted nagu Tai, eurod, väga kumma, et postkontorist, kus vanasti helistati äärmisel juhul Tallinnasse või Jõgevale hakati helistama Taisse, Bangkok. Palun üks kõne Bangkok. Kauge kõne. Vanasti pidi olla üldse nii, et kui sa tahti võtta kauge, et isegi Eesti piires sa pidid päeval minema astma valmis selle talongi. Sa istusid ja ootasid süüti, et minge kabiini number 5, Bangkok, ootab teid seal. Ja siis julgeolek kuulas pealt, kui sa räägid. Aga praegu räägi, kuhu tahad. Eks kui pealt kuulatakse ikka, ma arvan. Seda küll, jah. Nii et jah. Nii et kallikesed sellises avarduvas maailmas me enam ja mul on tõsiselt hea meel, et Andrus tagasi tuli ilusasti. Ma loodan, et see puutöömees tuleb ka tagasi, ka tema on talent. Eks ole ennegi siit, ma üldse ühegi kohalviibija kohta ei ütle seda, eks ole ennegi Eestis suure urraaga mindud ja siis tagasi tulnud. Saba jalga vahel. Jah.